ma jätkan jutlust, mida ma olen selle pühade ajal pidanud järjest juba mitu koosolekut. Ja ma jätkan täna Mattiuse evangeeliumi 26. peatükist. Ja see sündis, kui Jeesus oli kõik need kõned lõpetanud, et ta ütles oma jüngritele: te teate, et ülehomme on paasapüha ja inimese poeg antakse risti lüüa. Jeesus lõpetab oma kõned ära kolmapäeval. Meie ka kolmapäeval lõpetasime selle jutluse just selle koha peal. Ja siis Jeesus ütles, et ja ülehomme tuleb see päev, kui teda siis risti lüüakse, see tähendab reedel. Ja nüüd on need päevad juba kõik läinud ja täna ka niikuinii need on asjad kauges minevikus, paar tuhat aastat tagasi sündinud asjad. Aga huvitav on see, et vaata, see pühade nädal on selline, et seda me saame nagu päevade kaupa nagu võtta, sest kõikidel nendel päevadel olid omad sündmused ja hetked, mis on otseselt kirja pandud. Ei ole ühtegi teist sellist perioodi Jeesuse elust nii detailselt kirjeldatud, kui just ka tema seda viimast nädalat, mida ta siis elas siin maa peal enne oma surma ja siis ka üles tõusmist. No nii, see oli pühade aeg ja see oli paasapühade aeg, see oli väga tähtis aeg tegelikult Iisraeli rahval, nende rõõmsam ja suurim püha nagu selles mõttes, et kus nad Egiptusest välja said ja tuletasid seda meelde. Aga nende pühade ajal oli see plaan ülematele, et Jeesus tuleb kuidagi kinni võtta ja teda tuleb kavalusega kinni võtta, nii nagu siin on kirjutatud. Et rahvas ei hakkaks mässama, sellepärast et vaata, ei olnud nagu otsest nagu põhjust, mille pärast Jeesust kinni võtta. Aga nad otsisid seda ja nad leidsid, sellepärast et me näeme seda, et nii nagu sõna ütleb, et kes otsib, see leiab. Ja leiavad kurjad ka tegelikult oma lahendusi, nii paraku see siin selle silmas on. No nii, aga nüüd üks järgmine moment, mida Mattiuse evangeelium meile kirjeldab ja räägib seda, et Betaanias oli üks selline armastav kodu tegelikult ja olid üldse armastavad inimesed. Seal oli, ütleme, Betaanias oli siis Latsaruse kodu, aga seal oli ka Betaanias oli Siimona maja, kes oli pidalitõbine olnud ja kes oli pidalitõvest terveks saanud. Jeesus ei läinud mitte pidalitõbise juurde sööma, aga kui ta on seal Betaanias pidalitõbise Siimona majas, astus ta juurde naine alapaster ristaga, mis oli siis ülihinnalise salviga. Ja teeb ülihinnalise tegelikult ohvri. Ühed tegid kavalust, tema tegi ülihinnalise ohvri, mida ta tahtis Jeesusele tuua. Need, kes seda nägid seal, nende meel sai pahaseks. No ütleme, et selle naise ohver oli nii suur, et seda võiks ütelda, ta tõi aasta palga ja valas selle lihtsalt Jeesuse peale ära. Ja sellepärast see teistele tundus tõesti, et et milleks selline raiskamine, seda oleks ju saanud teisiti tarvitada, ära võinud müüa suure raha eest ja seda raha anda vaestele. Jeesus, kui ta nägi seda ohvrit, mis on, siis ta ütles, ta tegi mulle kauni teo. Ja ta igal juhul kaitseb seda naist ja ta ütleb veel rohkem, et ta tegi seda minu matmiseks, ta on seda minu ihu salvinud ja minu peale kallates tegi ta seda minu matmiseks. Ja ta ütles, et seda, et kus iganes kuulutatakse evangeeliumi, siis räägitakse selle naise mälestuseks. Ja täna, kui me tahame, et me oleks evangeelium räägitud, kui me seda ei loeks, siis me evangeelium ei oleks legaalne. Sest Jeesus ütles, et kus iganes kuulutatakse evangeeliumi, no vähemalt need kord aastaski siin nüüd ülestõusmispühade ajal, me nii otseselt lihtsalt tuletame seda lugu meelde, et me kuulutame evangeeliumi ja see on seotud tegelikult ka selle naise ohvriga, mis tegelikult Jeesusele väga meeldis. Jeesus ütles, et vaata, sellest tuleb rääkida. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna oleme võinud selle praegusel hetkel ära teha. No nii, ja seal järgmine mees, kellest kohe Mattiuse evangeelium kirjutab, on Juudas. Siis läks Juudas Iskariot, üks neist 12 ülempreestrite juurde ja ütles, et mis te tahate mulle anda, kui ma tema teie kätte annan. Ja tema läks ka tegema tegelikult seda. Ja nüüd oli ka nendel ülempreestritel oli tegelikult nagu küsimus. Kui kalliks hinnata tegelikult Jeesust? No kui palju juudale maksta selle eest, et ta Jeesuse ära annab? Naine oli pannud terve aastapalga, mina täna ei oska neid võrdlusi tuua, et palju see 30 hõberaha oli ja palju see alapasterriist oli, võtta lihtsalt ei tea. Aga igal juhul me näeme sedasi, et nemad ütlesid, et 30 hõberaha läheb ainult praegusel hetkel siin käiku. No mis ei olnud ka väikene raha. Kallid, ega praegusel ajal kurjale antakse ka suuri rahasid.
ega muidu sõda ei saaks pidada, sest et vaata, kurjus nõuab väga palju raha ja võib-olla vahest läheb seda, selle peale palju rohkem isegi raha, sest et meie ei oska neid asju nagu tegelikult võrrelda. ja inimesed on ka selle jaoks valmis. ja kallid, me täna panime ohvri kokku, ma tahtsingi panna niimoodi vaikides, et ma siin kedagi nagu ette ei masseeriks. meie panime armastuses, kuidas panime. teised võib-olla täna auvad kurja ja teevad oma kurjasid tegusid tegelikult ja teevad ka oma rahadega. selle maailma ülirikkad ju, kui palju nad tarvitavad tegelikult oma fondisid, vahest jutumärkides heategevuse nime all, aga väga suuresti tegelikult hoopis inimkonnale kurja tehes. ja nii on seal, võiks ütelda, üks Juudas eesotsas nendega siin koos nende, kuidas ütelda, nende ülempreestritega, sellepärast et sellel hetkel olid tegelikult selle hinnapanijad, olid ülempreestrid. Need olid vaimalikud asjatundjad ja nad leidsid sedasi, et käib küll, kui see 30 hõberaha. no Juudasele see sobis, talle meeldis ja nad ühesõnaga said kokkuleppele ja sellest ajast alates otsis Juudas parajat hetke, et Jeesust ära anda. Siis tuleb paasasöömaaeg. Jeesus peab seda oma jüngritega, peab neljapäevasel päeval, kui neid nädalapäevi ka järjest siin nimetada. ja nendel on kindel koht, see ülemine tuba, kuhu nad seal kogunevad, see on ette valmistatud, seal on jälle üks armastav peremees, kes seda lubab ja seal Jeesus seab oma surmamälestuse. ja nüüd on niimoodi, et ta teeb esimest korda seda, mida, ütleme, meil Johannese evangeeliumi 6. peatükk räägib, kus Jeesus ütleb sedasi, et te peate seda tõelist rooga sööma, seda minu ihu, minu liha, ja te peate jooma seda tõelist jooki, minu verd. ja nüüd on niimoodi, et Jeesus esimest korda neid karikaid võttes, ta võtab neid paasasööma ja karikaid ja ütleme, mis seal on, ja siis selle juures, kui ta seda leiba annab, ütleb, et sööge, see on minu ihu, ja siis, kui ta karika võtab, ütleb, jooge, see on minu veri. ja noh, nii nagu hiljuti just kuulsin, üks jutlustaja ütles sedasi, et jüngritel langes koorem ära, et ei peagi liha ega verd sööma, et pääseb ära selle leiva ja selle veiniga, mida seal sellel hetkel pakutakse, et sellepärast, et paljud jätsid ju sellel hetkel Jeesuse maha, kui Jeesus ütles, et minu liha ja verd tuleb hakata sööma. ja sellepärast, et juutidel oli see selline lugu, et veri oli üldse keelatud ja Uue Testamendi ajal on see samamoodi, et verd ei söö, see kalla maha. aga kallid, me näeme sedasi, et see oli selline otsene tegelikult võrdlus, kuidas Jeesus siis oli enda koha pealt rääkinud ja see tegelikult nõnda on. ja sellepärast, kallid, nii see on, et näed, täna tuletame neid asju meelde. mis siin meelde tuleb? tuleb meelde see, et kui Abraham tuleb või on ta siis Abram veel, kumb ta seal on, eks, ta tuleb sealt sõjast. kui ta seal need Soodoma omasid toob tagasi, sellepärast et Lott oli ka vangi viidud ja see on esimese siis Moosese 14. peatüki 18. salm, millele ma juhin tähelepanu. ja seal on ka üks niisugune huvitav moment, sellepärast et seal on see Melkiseedek, kes tuleb ja Melkiseedek, Saalemi kuningas, tõi leiba ja veini, sest tema oli kõige kõrgema Jumala preester ja õnnistas teda ning ütles, olgu õnnistatud Abram, kõige kõrgema Jumala, taeva ja maa looja poolt. ja teiseks ütles, et olgu kiidetud kõige kõrgem Jumal, kes sinu vaenlased su kätte andis. ja sellepärast me näeme siin, et need kaks asja, mis siin olid, samamoodi oli leib ja vein, ja seda tõi siin sellel hetkel Melkiseedek, kes on siis Jeesus, siin Vanas Testamendis sellel hetkel oli juba tegelikult leiva ja veiniga. jüngritel nii palju nuppu ei olnud, et kui Jeesus rääkis sellest oma lihast ja verest, et siis seda Melkiseedeki lugu nagu sealt Vanast Testamendist nagu võtta selleks võrdluseks. ja siis ta õnnistab tegelikult seda Abrami seal ja kõige kõrgema Jumala poolt ja kallid, vaata, kui me oleme issanda lauas, siis on samamoodi öeldud, et see on õnnistuste karikas, millest me joome. vaata seda, kui me sellest leivast sööme ja sellest karikast joome, me tegelikult sööme ja joome seda õnnistuseks. seal on variant ka õnnetuseks ja needuseks seda teha. aga põhimõtteliselt on niimoodi, et siin ei olnud kahtlustki, Abramile anti seda õnnistuseks. ja sealsamas ta kiitis seda, et vaenlased olid tegelikult antud ka siis tema kätte Jumala poolt. ja sellepärast kiitus Jumalale, et me ei ole üksi siin selles maailmas elamas. ja Abram sai samamoodi kogeda seda, et kui ta sellest sõjaolukorrast läbi läks, siis Jumal oli tegelikult aidanud ja lahendanud kõik need olukorrad ja kiitus Jumalale. ja Jumal on valmis meie eludes ka lahendama kõiki neid asju, et ka meie vaenlased oleksid võidetud ja kõik nad oleksid võidetud, kui kellelgi neid peaks olema. ja nii, et aga nüüd lähen tagasi Mattiuse evangeeliumi 26. peatükki ja järgmine lugu, mida näeme. ma olen nagu sellel korral saanud sellise käsu, et ma pean nagu seda evangeeliumi niimoodi järjest võtma, et ei jäta siin mitte midagi vahele, et ei loe siin midagi oma valitud salme ainult.
ja järgmine asi, millele evangelist Mattius juhib tähelepanu, on see, et 30. salmis 26. peatükis, et kui nad olid laulnud kiituslaulu, läksid nad välja Õlimäele, nad lähevad siis sinna oma harjunud palvepaika, Getsemani aeda tegelikult lähevad siis, eks. Ja siis ütles Jeesus neile, teie kõik taganete minust täna öösel, sest on kirjutatud, ma löön karjast ja karjalambad pillutatakse laiali. Kuid pärast oma ülestõusmist lähen ma teie eele Galileasse. No Peetrus, kui ta seda juttu kuuleb, siis ta kinnitab issandale, et kui ka kõik teised taganevad sinust, siis ei tagane mina elu ilmaski. Aga Jeesus ütleb talle veel selle peale, et tõesti, ma ütlen sulle täna öösel, enne kui kukk laulab, salgad sa minu 3 korda ära. Ja Peetrus ütleb selle peale, et kui ma peaksin ka sinuga koos surema, ei salga ma sind mitte. Ja seda mööda ütlesid ka kõik. Vaata, siin on nüüd üks hoiatus. No palju meile meeldivad hoiatused? Ega väga ei meeldi. Peetrusele ka ei meeldi, jüngritele ka ei meeldi. No kellele meist väga tegelikult hoiatused meeldivad? Me tavaliselt oleme väga targad ise, et oskame hakkama saada ja arvame, et küll me kõigest läbi läheme. Aga tegelikult on siin niimoodi, et issand ütleb väga, väga selge hoiatuse ja väga otsese hoiatuse, ütleb, te kõik tegelikult taganete minust, kõik taganete minust. No Peetrus arvas kohe ennast välja, no teised arvasid ka ennast tagasi kõik, kui nad nägid seda Peetruse sellist julgust. Ja kallid, tänan, vaata, ma ütlen, et viimasel ajal levib, hiljuti just ma ütlen täna ka veel üle seda, et hiljuti üks naine mulle saatis ühe niisuguse kirja ja ütles, et kuula seda, see oli küll inglise keeles, ma ei hakanudki seda kuulama, aga põhimõtteliselt oli, ma sain nagu sellest kirjast ka selle mõtte aru, et päästet ei ole võimalik kaotada. Nagu selline, ütleme, moment oli seal kirjutatud, on küll võimalik. Jeesuse kogudusest on ka võimalik kaduma minna, kas jõudes ei läinud kaduma, läks 12 hulgast läks kaduma. Ja sellepärast on niimoodi, et iga pastori kergendus on see, et vahest on meil niisugune tunne, et kuule, kuidas nad kaduma meil lähevad. Kui Jeesuski ei suutnud teid kinni hoida, kuidas mina teid suudan hoida? Ei suuda. Ja sellepärast on nii, et ma võin rahuga lihtsalt usaldada issandat. Õige elab oma usust ja sellepärast on see niimoodi, et ja meie peame igaüks vastu võtma hoiatused, mina kaasa arvatud, mitte keegi me ei saa olla kindlad selle peale, et meil on seda jõudu ja meil on seda igas kiusatuses nagu jõudu vastu panna ja me ei saa seda välja rääkida, ei tasu üldse selle asjaga kiidelda. Ja sellepärast on väga tähtis on hoida seda. Hebra kirjutab meile seda, et me peame seda hoidma, mida me oleme alguses saanud. Vaata, kui me oleme niisugused sõnakuulmatud, tegelikkuses oli, mis oli tegu sellel hetkel? Siin oli sõnakuulmatusega tegu. Jeesus ütleb väga otse, et mis hakkab juhtuma. Ei, me ei kuule seda juttud, et seda juttu, et me hakkame nüüd siin alla andma ja taganema sinust. Ja sellepärast ju Filipi kirjas on öeldud sedasi, et me valmistaksime oma päästet, see on Filipi 2.12, kartuse ja värinaga. Ja sellepärast ja Hebra kirja 6.6 ja kus on räägitud sedasi, et neid, kes ära taganevad, seal Hebra kirjas on paar korda räägitud, hiljem ka kas 10. peatükis on ka, et on need inimesed, et keda on vahest võimatu juba ka tagasi tuua, kui nad on ära taganenud. Ja sellepärast, kallid, me ei saa ennast selle asjaga lohutada, et kui me kord oleme päästepalve palunud, et sellega oleme võidule jõudnud, võidule jõuame siis, kui me võidul oleme. Ja kes otsani jääb seisma, Jeesus räägib kogu aeg sellest, ta ei räägi sedasi, et kes hästi algab, et see kindlasti lõpetab, vaid ta julgustab meid selle koha pealt, et me kõigis raskustes, mis iganes elus tulevad, et me jääksime tegelikult püsima. Sest et ajad lähevad raskeks, nii nagu ütleme, oli sellel hetkel, oli ütleme see moment, et kui seal näiteks, et üks naine teeb väga suure ohvri, võiks ütelda, pühad lähevad pühamaks ja kuri läheb kurjamaks, nemad teevad ka oma ohvreid ja teevad nii, et liigutakse üles ja liigutakse alla. Ja sellepärast, kallid, olgu meil kuulekust issanda sõnale. Kui sa täna kuuled ta häält, ära seda ära põlga, mina ei tea, millise sõnaga issand sulle täna ütleb, kas siit hääle kaudu, mida mina räägin või mida ta sulle vaimu kaudu ütleb su südames, igal juhul kõiki neid asju, mida issand ütleb, tuleb tähele panna, need on väga olulised tähtsad. Vaata, millised on, ma sain seda mõtet nagu mõeldes niimoodi rallisõitja pildi, vaata, millised on rallisõitjad, eks. Nendel on kaardilugeja kõrval ja nad sõidavad ju täiega viimase piiri peal. Ja öeldakse, milline kurv, kas paremale või vasakule ja millise kiirusega ja millise käiguga ja nad tuimalt panevad seda, mida lihtsalt öeldi. Ja kui nüüd see kaardilugeja eksiks, siis lendad kraavi seal või teelt välja, pääsu ei ole, aga sest, et teisiti võita võimalik ei ole. Seal lihtsalt pead usaldades sõitma. Sa ei näe kõike, sa ei tea kõike, aga see kaardilugejal on see pilt ees, mida ta sõidab, ta teab ja ta ütleb lihtsalt. Ja sellepärast, kallid, me issandal on ka see pilt ees, tema on meile tegelikult, võiks ütelda, oma vaimu andnud ka selleks kaardilugejaks. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me oleksime väga tegelikult kuulekad, et paneksime tähele neid hoiatusi. Nii et see oli selline hoiatus. Nii, Jeesus palvetab siis seal Getsemani aias.
ja nüüd on niimoodi, et sellel momendil on juba niimoodi, et põhimõtteliselt Jeesus hakkab üksi nagu seal palvetama, ta ütleme, läheb teistest jüngritest kaugemale ja läheb omaette seal just palvetama, sellepärast et palve oli väga tõsine asi. no Jeesus tarvitas seda üksinda palvet väga. ja sellepärast on väga tähtis on need, kallid, et meil ka oleks üksinda palvet. kui meil on ainult need koguduse palved, mida me siin palume või ütleme, või teistega koos, ka vajalikud palved ja ka nõustumise palved ja kõik on omal kohal, aga see üksinda palve on sinu isikliku usu jaoks kõige tähtsam, sest seal Jeesus sai tegelikult selle isikliku kinnituse, mida tema tegelikult vajas ja sellepärast siit on väga, väga selge eeskuju ka selle palve vajadusest. ja ütleme, Jeesus kutsus üles jälle, et kuule, palvetage, et kiusatusse ei satuks. aga nad ei saanud ka sellest aru, et praegu on selline moment, et tuleks nagu väga valvel olla ja nad ei jaksanud ja läks nõnda nagu läks. ja ka me näeme sedasi, et üks moment, millest ma täna nagu tahan rääkida sedasi ka, et siit algab nagu selline Jeesuse nagu üksi minek. Sellepärast, et vaata, ta läks palvesse, läks üksinda. ja sealt edasi, kui teda vangistati, siis ta oli üksi tegelikult nende vaenulike inimeste käes, sest et jätsid kõik jüngrid maha. Järgmine lugu siin 47 salm ütlebki sedasi, et kui Jeesus alles rääkis, enne tuli Juudas, üks neist 12, kes oli temaga ja kaasas suur hulk mõõkade ja nuiadega saadetud ülempreestrite ja rahvavanemate poolt. ja tähis oli antud, et keda ta suudleb, see võetakse kinni. Ütleme, Johannese evangeeliumist on väga selgelt öeldud, et seal oli terve väeosa ja väeosa suurus 600 ja pluss veel teist rahvast. ja oma nuiede ja värkidega ja tõrvikutega ja niisugune tõrvikurong käid tegelikult oli, millega nagu tuldi ja relvastatult tuldi Jeesust kinni võtma, seda ühte tuldi tegelikult kinni võtma. Ja nad põhimõtteliselt teevad selle asja ära, evangeeliumid erinevad, avavad seda pilti, et seal Peetrus natuke vehib seal mõgaga ja Jeesus kaitseb, ütleb, et laske nendel jüngritel minna praegusel hetkel, et te tulite mind kinni võtma. Johannese evangeeliumis on öeldud, et kui ta kõnetas, siis kõik kukkusid maha ja põhimõtteliselt me näeme, et Jeesus valitses täielikult selles olukorras. Parandab seal Malkuse kõrva, annab ennast nende kinnivõtjate kätte, laseb ennast siduda, teeb kõiki neid asju ja sellepärast, et see teekond pidi tal tegelikult täide minema, sest ta läks ju tegelikult ristile meid lunastama ja meie pattudest maksma. ja nii et Jeesus vangistati ja läheb nüüd seda teed. See pidi täide minema tema elus. Vaata, see on selline lugu, et ütleme, et vaata, meie elus ka osad asjad peavad minema täide, milleta me ei valmi. ja sellepärast, ja need on erinevad lood, võiks ütelda. Ütleme, et Vana-testamendi Joosep, näed, eks, tema pidi minema seda sama saatust nagu eeltähendusena ka, et vennad teda müüvad, vennad teda hülgavad, viskavad teda sinna auku, siis on ta seal kuskil vanglas ja on vangistatud ja ütleme, et ta läheb nagu selliseid teid pidi samamoodi, mis on talle üksi, aga selle kaudu tegelikult valmistati teda selle ülesande jaoks, et ta võiks olla ühel hetkel kogu Egiptuse valitseja ka. ja sellepärast, kallid, nii ta on, et need teed, mida meie peame minema, need on meile vahest need valmistamise teed. me alati nagu seda ei mõista, vahest mõtleme, et jamaks läheb kätte ära, et kuidas see meid valmistab küll, sellepärast, et kõik tegelikult tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad. ja sellepärast on see niimoodi, et kui oleme nendes rasketes olukordades, siis parem küsida ka Jumal, mismoodi see heaks tuleb mulle, et ära võtta seda, et mul läks halvasti, vaid et mismoodi see tuleb mulle heaks, et ma tegelikult nendest olukordadest pean läbi minema ja sellepärast see tuleb heaks. kui sa Jumalat armastad, sõna on tõotanud seda ja nii on. ja meil igalühel on oma tee joosta ja see on erinev ja sellepärast võrrelda ei saa. Johannese evangeelium lõpeb sellega, kui Jeesus räägib Peetruse saatuse, et tuleb see päev, kus sa enam iseennast ei vööta ja sind viiakse sinna, kuhu sa ei taha. ja see on nagu vanadekodusse viimine, tead, et et juba niisugune, et ise ei saa hakkama enam, et me kõik tahaksime ju niimoodi, et saaks ikka surmani hakkama, et olema kodus ja ise ja kõik on nagu korras, eks. Aga Peetrus ütleb, aga tuleb see aeg, kus sa ei ole enam tegelikult enda päralt, kus sa juba sõltud teistest. Peetrus kuuleb juttu ära, ütleb, kuule, aga mis Johannesega saab, et ma tahaks temast ka teada. aga Johannesel oli teine tee ja Jeesus ütles, ma sulle praegu seda ei räägi. ja sellepärast, kallid, nii on, et väga, väga tähtis on see, et me Jeesuse eeskujul oleksime valmis tegelikult seda teed minema, mida meie peame minema. Kuidas Jeesuse tee edasi läheb? Oli ära vangistatud
viiakse teda siis sinna suurkohtu ette. No seal on, ütleme, teised evangeeliumid ütlevad sedasi, et kõigepealt viidi veel, Kaifas oli tollel aastal oli ülempreester, seal oli mingi vahetuste värk või seda ma ei tea, kuidas ja millal need vahetati, aga ütleme, et Hannas oli tegelikult Kaifase äi, kõigepealt me näeme, et Kaifas viis oma äia juurde kõigepealt selle Jeesuse korraks ja aga Mattiuse evangeelium räägib kohe, et viidi tegelikult siis sinna Kaifase juurde ja suurkohus tuleb põhimõtteliselt kokku ja nad hakkavad siis Jeesuse üle seal arutama ja kohut mõistma siis omal viisil. Ja mis nad tegema hakkavad? Nad hakkavad otsima valetunnistust. sa mõtle, millega tegeldakse. No kui Riigikogu tuleb kokku, millega nad tegelevad? Hakkavad otsima, et kuidas valed läbi läheksid. No kuidas me saame selle teha niimoodi, et me saaksime, meil on mingi eesmärk, aga no selle peab ju kuidagi ära lahendama. Paneme kõik targad pead kokku praegusel hetkel ja mõtleme välja, et kuidas teha. No tüüpiline värk siin selles maailmas, et kõik oma jamad ja plaanid tuleb tegelikult ju ilusaks rääkida. Ja sellepärast niimoodi oli, nad otsivad valetunnistust ja eesmärgiga, et kuidas Jeesust kõrvaldada. No kuidas saaks selle kõrvaldada ühe sellise kõige ohtlikuma inimese, mis iganes sellel hetkel oli siis üldse olemas seal Jeruusalemmas või Iisraelis või siis seal Rooma riigis, et nad olid väga, väga mures selle koha pealt. No sest, et nad rääkisid, et ta on ütelnud, et ta lammutab templi ja siis ta on ütelnud veel, et ta on Jumala poeg ja milline pühaduse teotus, no tal on kindlasti surmasüü. Ega osadele inimestele tundub see ka, kui sa ütled, et sa oled Jumala laps, et sa oled ka imelik, tead, eks. Et no mis asja sa siin ütled, no kes sest aru ei saa sest aru, no midagi teha ei ole, tead, eks. No ja Jeesus samamoodi ütleb sedasi, et no näed, et ega kui ma ka teile ütleksin seal, et ega te ei usu seal kas Luuke evangeeliumis või kus seal on niimoodi, ta vastab veel. Ja no nii on. Ja teate, mis põhimõtteliselt vallandub raev. Vallandub raev. Vaata, kui mingisugune mõtteviis on mõeldud, siis on niimoodi, et juba see 26, 67, ta on seal, ütleme, suurkohtu ees, kui nad oma seda valetunnistuse otsivad, siis nad sülitasid talle näkku, peksid teda rusikatega, lõid teda keppidega. No see oli juutide suur kohus. Nüüd need valitud toredad mehed, ütleme, Riigikogu oli selline, kes said sülitamise ja kõige selle värgiga hakkama, et leidsid sedasi, et kuule, siin ei oska midagi muud. No meie Riigikogu nii ei ole, osad Riigikogud, ütleme, kui lähevad ikka kaklema ka ja peksavad ka üksteist ja teevad kõike vahepeal, et ikka, kui ikka hakkama ei saa, et lähevad ikka täitsa. Aga noh, ütleme nii, aga põhimõtteliselt on seda, mida ei tehta kätega, tehakse sõnadega. Ja eks neid sülitamisi jätkub nende sõnade kaudu kui palju ja neid lööke tegelikult, kui palju tegelikult üksteise suunal vahest ka nendes paikades. Aga sellel korral oli see just Jeesuse peale siis otseselt tegelikult nagu suunatud. Teate, kuidas kurjade koha pealt, loeme nüüd vahel, et natukene, me oleme kõik head inimesed, aga nüüd mõistame natukese ka, kuidas kurjad elavad, et me peame teadma, kuidas nende värk käib. Ja see on niimoodi, et õpetuse sõnad 4.16 teen lahti. Mul on mõned sellised piiblikirjakohad, mis räägivad kurjade inimese eluviisist. Ja siin on niisugune, ütleme, 4.16 on öeldud sedasi, et sest nad ei saa magada, enne kui nad on kurja teinud. Neilt võetakse uni, kui nad kedagi ei ole saanud panna komistama. Vaata, kuidas on kurjade inimeste elu. Tabletid ka ei aita, nad ei saa magada. Enne, kui pole kurja teinud, tead. Sellepärast, et vaata, see tahtmine on nii suur, et no, et igal juhul selle peab tegema, et kui selle plaani valmis saan, no siis saan magada ka natukese. Ja ongi nii. Teen lahti näiteks nüüd järgmise koha, teen psalmi 36 teen lahti. Psalm 36 ja esimesed 5 psalmi nähtavasti on seal täitsa loetavad selle teemal. Üleastumise sõna on õelal tema südame põhjas. Ei ole Jumala kartust tema silme ees. Sest temale meeldib arvata, et ta ülekohut ei leita ega vihata. Tema suu sõnad on nurjatus ja pettus. Ta on lakanud targaks saamast ja head tegemast. Ta mõtleb nurjatust oma voodis ja ta jääb seisma teele, mis pole hea. Ta ei põlga kurja. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, no lihtsalt inimesed on lakanud tegelikult nagu heaks saamast ja targaks saamast ja nad on lihtsalt ennast kinnistanud nagu sellises olukorras. Ja üks koht oli veel ja see on Miika raamatu 2.1, loen selle ka veel, Miika 2.1, ka nende kurjade koha pealt. Nii, kohe leian üles. Nii, see on 943, mul on lehekülje numbrid, mida ma siin taga ajan. No nii, häda neile, kes kavatsevad nurjatust ja auad oma voodites kurja mõtteid, et neid hommikukoites täita saata,
sest nende käes on võim. Ja teate, mis oli? Vaata, see suur kohus oli tegelikult, oli sellel korral. See oli ööaeg tegelikult, kui nad olid seal Kaifase juures. Nad ei saanud magada. Sellepärast, et ei saa ju magama minna, kui pole oma kurjad plaanid ära tehtud, eks. Sest et sõna ütleb, et kurjadel on niisugune värk, et magada ei saa. Ja just nemad ei maganud. Ja siis, aga vaata, üks reegel oli see, et öösel ei tohtinud kohtuotsust teha. Öösel ei tohtinud kohtuotsust teha ja sellepärast oli niimoodi, et ja kui siis Koit makkas, nüüd on võimalus käes. Nüüd me saame oma otsuse ära teha, et Jeesus on surma väärt ja siit hakkame edasi tegelikult minema ja läheme viime teda siis sinna Pilatuse kätte, sest surmanuhtluse õigust, nendel avalikult selliselt ei olnud. Vahepeal nad salaja tegid ära küll, et teeme nagu selle kividega lihtsalt viskame surnuks või mis iganes, eks. Me näeme apostolite tegude alguses ka, ütleme, Stefanus on kivide all, ei küsita roomlaste käest mitte kui midagi teedeks. Aga vaata, Jeesuse puhul nad tahtsid tegelikult seda roomlaste kõige karmimat surmanuhtlust, seda ristisurma, nad tahtsid talle saada ja seda nad ei saanud ise korraldada ja seda nad pidid minema lihtsalt roomlaste käest paluma. Ja said selle siis ikkagi kätte ka. Ja nüüd on niimoodi, et hommik on käes ja siis nad lähevad siis oma plaanidega, lähevad Pilatuse ette ja siis on, kuidas on öeldud, 27 peatükk, ma ei hakka sellest Peetruse taganemisest ja kukelaulust rääkima siin, see on ka siin, aga need, ütleme, Jeesuse hoiatused läksid tegelikult täide. Sest et Peetrus oli seal Kaifase juures seal õue peal ja tutvuse kaudu see sinna ka, aga põhimõtteliselt on nii, et kiitus Jumalale, et võime täna eelkõige vaadata, mis Jeesusega juhtub. Ja 27 peatükk algab, aga varahommikul langetasid kõik ülemperesed ja rahvavanemad Jeesuse kohta otsused, et teda tuleb surmata ja viisid ta aheldatud ära ning andsid ta maavalitseja Pilatuse kätte. Loetakse ära Riigikogu hääletused ka, kes on poolt ja vastu. Leitid on kõik. Põhimõtteliselt on see niimoodi, et me teame sedasi, et on öeldud seal, et see Joosep Arimaatiast ja Nikodeemos ja seal oli neid eriarvamusi inimesi, aga põhimõtteliselt on see nõnda, et me näeme, et siin juhtus nagu selline lugu, et üsna üksmeelne tegelikult oli see otsus oli ka, mida nad nagu tegid ja nad mõistsid tegelikult siis Jeesuse surma omalt poolt ja viisid siis Pilatuse ette. Nüüd järgmine asi on, mille juures peatumine on korraks Juudas, sellepärast, et Juudas oli tegelikult ka, võite teha tagant ukse lahti, äkki lendab välja, tehke täitsa avatud suuremad väravad, küll on hea, et siit saab õpetada, tõmba niimoodi valgeks ja te võid pooli veel lahti teha, kui oskad. Ja sest, et see mõjub väga hästi, ärge kartke, see on armas metsmesilane. Ja lihtsalt, see näitab, et kevad on tulnud. Ja nüüd on niimoodi, et Juuda kõik magajad ärkavad nüüd vähemalt mesilase peale üles. Et see on selline, muidu on nii, et magate nagu jüngrid. Aga nüüd on kõik on ärkvel ja ei olegi palju vaja. Läheb juba, läks. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et ja mõtleme korraks Juuda peale. Teate, kui õnnetu on olla tegelikult selles saatana riigis. Nii õnnetu on tegelikult selles saatana riigis olla, sellepärast, et vaata, seal ei hoolita üksteisest. Olgugi, et rahad olid makstud, kõik oli tehtud, Juudas, kui näeb, et tegelikult Jeesusega lähebki nii, et ta tegelikult lähebki ikkagi surma mõistmisele ja sest Juudas arvas niimoodi, et siin võib-olla saab lihtsamalt ka, et saab rahad kätte ja Jeesus põgeneb ära ja on jälle tema võidumees. Aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et me näeme sedasi, et kui see reetja mõistab sedasi, et ta on süütu vere ära andnud, see oli tegelikult, ütleme, väga kohutav raha tegelikult, sellepärast see oli inimese tapmise eest võetud raha ja teised olid inimese tapmiseks andnud raha, et see oli kohutav raha tegelikult, üldse piibli ja jumala mõiste järgi on see kohutav patt tegelikult, mida saab üldse teha, kui raha tarvitatakse sellel moel. Ja nüüd on niimoodi, et Juudas läheb ja viskab selle raha tagasi sinna nendele, aga need ütlevad, kuule, et vaata ise endaga, kuidas sa saad. Ja sellepärast vaata, seal on selline hoolimatus, täielik hoolimatus, et nendel on vahet ei ole, mis sellest Juudast saab. Ja sellepärast, kallid, nii on see tegelikult, on see saatana riigis. Ja sellepärast on nii kaua, kui sa oled nende eesmärkides kurja tegemas, aga sellepärast pärast revolutsioon tapab oma lapsed. Sellepärast, et vaata, see on selline, see on alati tegelikult on nii, sest ei hoolita tegelikult. Ainult Jumala riigis on tegelikult nii, kus hoolitakse. Ja siin on, me näeme lihtsalt tüüpilist, et ei tasu olla selles kurjas maailmas, seal alastus puudub. Ja nüüd on nii, et lihtsalt Juuda lõpp selline, et lõpetab ise tegelikult oma elu ja lihtsalt väga kohutav ja kurb lugu. Ühe inimesega, kes on samamoodi 3,5 aastat olnud Jeesusega koos, näinud, kuulnud, paremat olla ei saakski, võiks ütelda, kuhu ta on üldse elus jõudnud ja ometigi lõpetab nii kurvalt. Kas saab päästet kaotada? Saab.
ja sellepärast on see nii, et kallid, väga tähtis on see, et me peame hoidma seda, mida oleme saanud. Nüüd Jeesus on Pilatuse kohtus. Ei ole tal ühtegi advokaati, ta on ise tegelikult nii palju ennast kaitsmas, kui ta kaitseb, ega ta eriti oma suud ei ava, kui ta seal Pilatuse ees on. Pilatus on lausa imestanud selle koha pealt, et miks sa tegelikult ei tee suud lahti, kui sind süüdistatakse. Meil on eeskujuks võtta, et kas me suudame sedasi vahest niimoodi ka suud kinni pidada, kui on vale süüdistused ja asjad, meil on kange tahtmine õigeks saada. Jeesus sellel puhul ta üldse sellega eriti ei tegele ja Pilatus on väga imestanud selle koha pealt, et huvitav, et miks ta ennast ei kaitse. Ja teate, mis siis edasi hakkab sündima? Ütleme, et sellel ajal tegelikult oli Rooma riigis ka päris suur demokraatia. Sellepärast, et vaata, seal oli tavaks lasta vabaks pühade ajal ja nende poolt oli. Ja teine evangeelium ütleb, lausa kohustus oli lasta vabaks mõni vang, keda rahvas nõuab demokraatlikult, et rahvas lihtsalt otsustab, et paneme need nimed ritta, et hääletame nüüd, et kes selle pühade ajal vabaks saab. Pilatus arvas, et äkki läheb seekord hästi, et rahvas võtab nüüd selle kohutava kurjategija Jeesuse koha pealt otsuse, et teda vabaks lasta. Aga ei võta. Hoopis vabaks lasti kurikuulus vang, kes oli mõrva toime pannud mässu ajal ja ütleme, selline vang lasti vabaks ja lihtsalt rahvas nõudis tegelikult, karjudes nõudis seda, et see mees peab saama vabaks lastud. No muidugi see oli, kuidas ütelda, see oli kujundatud rahvameelsus. Sellepärast, et kuule, palmipuude pühal, kui me nimetame seda rahvasüüja Hoosianna, nad on Jeesusest vaimustatud. Aga selle võiks ütelda 5 päevaga kuni reedeni oli asi selgeks tehtud, et tegelikult on niimoodi, et Jeesus on kurjategija. Pilatusel ei ole kerge, naise unenägu ja kõik need niisugused momendid ja ise, mida ta tegelikult nagu üle elab ja kogeb. Peseb seal oma käsi ja et ma olen sellest verest nagu puhas. Ja teate, ja siis toimub, ütleme, üks järgmine mõnitamine. Vaata, praegusel hetkel on niimoodi, et kus kohas mõnistatakse, ütleme, internetis mõnitatakse ja pannakse neid suuri igasugu oma repliike sinna, tead, ja ütleme, saab teha ja pöidlad üles alla ja kõik inimesed saavad ennast kuskil välja elada nagu sellisel moel. Suur kohus oli juba välja elanud. Nüüd on niimoodi, et Rooma sõdurid, kui Pilatus oli andnud selle, et Jeesus on risti löödav, vaata, siis ta on nagu väljaspool seadust juba. Ja vaata, siis sa võid teda peksta, sülitada, teha mis ja mõnitada. Nad tegid, panevad talle krooni pähe kibuvitstest ja panevad talle selga seal purpurmantli ja ütleme, et erinevad evangeeliumid räägivad, Luukas räägib sedasi, et ta käis ka veel Herodese juures, et oli see moment ka, kes oli sellel ajal ka siis Jeruusalemmas. Ja ütleme, et aga toimub just selline jälle järjekordne selline kohutav tegelikult mõnitamine, mida siis saatsid korda just ka need just siis sõdurid. See on 209 sajal, nad punusid kibuvitstest pärja, panid selle pähe, pilliroo ja paremasse kätte ja heitsid ta ette põlvili maha, teotasid tervist juutide kuningas, sülitasid ta peale, võtsid pilliroo ning lõid talle pähe ja kui nad olid küllalt teotanud, siis tõmbasid nad mantli seljast ja rietasid Jeesus oma rõivastesse ja viisid ta risti löömiseks. Jeesus lüüakse risti, ütleme, kui ristid jätame praegusel hetkel vahele, jõudsime juba Golgatale ja siis on niimoodi, et lüüakse risti hommikul kell 9. Evangeeliumitest tuleb välja. Ja Jeesus sureb ristil kella 3 ajal. Kella 12 tuleb pimedus üle kogu maa. 3 tundi on nagu 12-3 on pimedus. Aga lihtsalt, et 6 tundi tegelikult oli, Jeesus oli ristil. Teised kurjategijad, kes seal olid, need jäid veel kauemaks vaevlema, nii et kui siis nagu enne päikeseloojakut nad ära võeti ristilt maha, et nad jääks seal näiteks selleks pühadajaks sinna ristile ja hingamispäevaks, siis neid lihtsalt võeti maha ja visati tegelikult, sinna lihtsalt võiks ütelda prügimäele, lihtsalt edasi surema. Nii kohutav oli see roomlaste käitumine ja asi tegelikult sellel hetkel. No nii, ja nüüd, kui Jeesus on ühesõnaga seal ristil, ütleme, et see on ka väga oluline tegelikult pilt meile kõigist. Ütleme, et nagu öeldakse, et 7 sõna, mida ta ristil rääkis, ma ei hakka täna kõiki neid siin ritta ajama, aga kõik need asjad lähevad täide, mida Jumalas on ette rääkinud, et tema rõivaid jagatakse, heidetakse liisku selle koha pealt, ta pea kohale pandi silt, Pilatus kirjutas sinna, et ta on juutide kuningas. Talle natukene meeldis tegelikult pilgata, et juudid, et ütleme, et praegusel hetkel teie kuninga risti ja see seal sureb. Nad küll seal vaidlesid, et ära kirjuta, et ta on juutide kuningas, või et ta on öelnud, et ta on juutide kuningas. Pilatus, et mis kirjutanud olen, kirjutanud ringi, ei kirjuta. Ja siis on niimoodi, et ja siis, kui Jeesus on ristil, vaata see ütleme, see 6 tundi, see on see aeg,
kus inimesed saavad mõnitada. Lähevad möödakäijad mõnitavad, ütleme kurjategijad, ütleme, et Luuka evangeelium räägib, et üks kurjategija siiski ühel hetkel hakkab rääkima, kuule Jeesus, mõtle minu peale, kui sa oma kuningriiki lähed. aga ütleme, et inimesed said tegelikult ennast välja elada. seal oli ka neid inimesi, need naised eriti, kes olid tulnud risti alla ja ka Johannes oli tegelikult Jeesuse jüngritest, kes oli seal. nagu seal oli neid armastavaid südameid oli ka, aga ütleme, et oli selline, et oli täiesti suur hulk neid inimesi, kes ütlesid, teisi oled aidanud, astu ristilt alla, kui sa oled Jumala poeg ja nii ütles kurjategija ja ütleme kõik see sellised momendid. ja nii, et toimub üks selline moment lihtsalt, kus Jeesus on ristil ja me näeme sedasi, mida ta teeb. ütleme, Johannese evangeelium räägib sedasi, ta ütleb Johannesele, et ja oma emale ka samamoodi, et ütleb, Johannesele ütleb, et see on su ema ja siis oma emale ütleb, et vaata, naine, et see on su poeg. No lihtsalt sätib neid asju korda ja põhimõtteliselt kiitus Jumalale, et me võime nagu seda Jeesuse sellist käitumist ja armastust ja kõiki tegelikult nagu näha, kuidas ta on tegelikult suremas. Ja lõpuks ju ongi, kui Jeesus sureb, kisendades ja seal hüüdes seda, et mu Jumal, miks sa oled mu maha jätnud, seda Eli lama sabastani, tead, ja siis nad mõtlevad, et ta hüüab Eeliat appi. Teate, see oli üksinduse tunne. Kui me täna räägime sellest Jeesuse üksindusest, siis kõige üksindusem koht oli seal. Vaata, see oli selline koht, kus oli niimoodi, et Jumal pidi selle patu pealt oma pilgu ära pöörama. Jumal ei saa tegelikult pattu sallida ja selle peale vaadata, ta peab oma pilgu ära pöörama. Ja nüüd oli see üks hetk tegelikult, kus Jeesus koges sedasi, et kogu maailma pattu, kõiki haigusi kandes, nüüd on niimoodi, et isa ka enam ei suuda selle peale enam vaadata. Ja siis tulevad need sõnad, kus ta ütleb, et mu Jumal, miks sa mu maha jätsid. Õnneks ei kesta kaua, sest et varsti ta ütleb sedasi, kui ta hinge heidab, et isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Aga vaata, see selline nagu see moment tegelikult nagu üle elada seda, mida Jeesus pidi üle elama. Ja et ta on kõigest tegelikult kiusatud. Kui paljud inimesed kogevad tegelikult mahajätust, kui paljud inimesed kogevad üksinduse tunnet, aga seda kõige kohutavamat mahajätmist ja üksinduse tunnet sai Jeesus kogeda. Kõik ta sõbrad jätsid maha, võiks ütelda, sellel hetkel lasevad jalga. Pisut seal vaatasid, hiilisid teatud kaugusest, aga keegi ei julge ju häälekalt mitte midagi seal ütelda ega teha. Ja sellepärast, kallid, väga-väga raske tegelikult oli. Sellepärast, et kui palju tegelikult on, ütleme, et kuivõrd tegelikult inimesed, vajavad tegelikult seda, seda lähedust ja armastuse tunnet. Täna öösel kuskil, kes oli 3:30 ajal, ühte last toome ema juurde, sest ema magas siin Võru linnas ühes teises kohas. Ema on vaja, me tõuseme ülesse, tõime ta, sest on vaja tegelikult seda, sest üksinduse tunne on sedasi, mis siis, et oled teiste keskel, isegi õed on seal ja ütleme, et ja kõik, aga see on niimoodi ja me saime sellest täitsa aru, et me ei tohi seda lasta hommikuni, et ta selle üksinduse tundega elab, vaid et me viime teda sinna, kuhu ta igatseb. Ja sellepärast, kallid, see on niimoodi, et üksnes Jumala juures on mu hing vait. Ja sellepärast, et kõik, kes te tunnete üksinduse tunnet, tead, andke oma elu juba siin Jumala kätte praegusel hetkel ja ärge vaevelge sellega, ärge olge solvunud, et meil pole kõiki teada, mis asju. Siin selles maailmas lubatakse meil kõikesugustest kiusatustest läbi minna, kaasa arvatud igasugused mahajätmised. Kui palju on abielu lahutusi, kui palju on igasuguseid laste ja vanemate vahelisi janti ja kõike, mis on, tead, vanemad elavad oma valusid ja siis lapsed elavad oma valusid, et ütleme, et kõik see siin selles maailmas on täiesti olemas. Ja sellepärast, kallid, lihtsalt täna Jeesusele mõeldes saame oma hingehaavasid tegelikult ravida, nii ta on. Need olid isiklikud asjad, mis olid, aga teate, mis siis veel sünnib? Tegelikult Jeruusalemma templis käriseb vahevaip, mis oli üsna paks, kõige pühama paiga ja püha paiga vahel. Ülevalt alla käriseb lõhki. Ja sellepärast, kallid, see on selline moment, et ütleme, selle püha paik oli nii tähtis, seal oli see lepingu laegas ja ütleme, et see oli selline, et ülemperest kord aastas tohtis käia. Aga see oli nii tähenduslik tegelikult lugu. Jumal oli käskinud tegelikult seda kõike niimoodi teha. Aga nüüd tuli tegelikult Jeesuse surmaga tegelikult väga-väga suur muutus tegelikult. Just ka selle vahevaiba kärisemisega. Vana seadus sai lõppu ja uus hakkas kehtima, kui Jeesuse veri oli valatud. Seal on niimoodi, et surnud tõusevad ülesse, ütleme, et Mattiuse evangeeliumis on räägitud, näiteks see, kui Jeesus sureb ristil 51, et vahevaip kärises, see 27:51.
ja kaljud murdusid ja hauakambrid avanesid ja ärkas üles palju magama uinunud pühade ihusid. Need tulid hauakambritest välja ja läksid pärast tema surnust üles äratamist pühasse linna ja paljud said seda näha. Vaata, üks huvitav asi tegelikult, mis sündis. Vaata, Vana-testamendi aegsed pühad olid tegelikult seda momenti ootamas, et kui Jeesus sureb ristil ja viib oma selle ristisurmaga selle lunastuse täide. Ma teen nüüd Hebra kirja 9.15, ühe koha loen siia lihtsalt Hebra kirjast ka vahele. Hebra 9.15 on väga selgelt väljendatud niimoodi ühte mõtet, et seepärast tema ongi uue lepingu vahemees selleks, et kutsutud, kui tema surm oli saanud lunastuseks esimese lepingu aegsetest üleastumistest, saaksid kätte igavese pärandi tõotuse. Ja sellepärast on see niimoodi, et nii nagu sõnast me näeme sedasi, et kui Lazarus sureb seal ja viiakse sinna Abrahami sülle, nad kõik olid selles, võiks ütelda selles ooteruumis, kui lihtsalt niimoodi nimetada. Et kui see Jeesuse lunastus on täide viidud, siis hakkas see kehtima. Muidugi see surnute ülestõusmine, ma olen vahepeal niimoodi mõelnud selle koha pealt, et kas see oli nüüd see surnute ülestõusmine, et kus nad said uued ihud, need pühad, kes tõusid üles või mitte, või olid nad, et uuesti surnud, et sellepärast, et siin on variante, sest kui meie siin praegu surnud üles äratame, siis me äratame neid selleks, et nad uuesti teist korda veel surra saaksid. Et ühest surmast vähe, et sure veel teine kord. Tead, eks, et see on meie meetod, eks. Aga see, kui vaata Jeesus tõusis surnust ülesse, siis ta tõusis selleks, et mitte enam surra. Ja sellepärast, et ta oli ihus ja ütleme, see on nii huvitav on tegelikult nagu tähele panna seda, kuidas ta tuleb läbi lukus uksed, kuidas ta tuleb oma jüngrite juurde, kuidas ta näitab oma haavasid, kuidas ta sööb nendega koos. Ja sellepärast me võime täiesti julgelt seda mõelda sedasi, et kui me taeva läheme, me saame nende muudetud ihudega süüa. Ja sellepärast me laulame, et nuumeised härjad tapetud ja see pidu seal taevas hakkab pihta. Sellepärast, et võtta, meil on niisugune tunne, et kui meil see vaimulik ihu on, et sellega süüa ei saa, saab küll. Ja sest, et Jeesus näitas seda 40 päeva jooksul ilmudes, seda täpselt niimoodi, et see kõik tegelikult on võimalik. Ja nii, et väga, väga huvitav on tegelikult neid asju nagu mõelda, siis see puudutab tegelikult kõike meid, see puudutab meid. Meie patud lunastatakse seal, meil avatakse uus tee ja sellepärast Jumala riiki just sellisel moel. Me võime nagu näha sedasi, et mis ootab meid ees, kui me saame selle muudetud ihu ja kui me ütleme sellest ihust vabaneme ja need, kes issanda tulekul on siis järgi, siis ühe hetkega neid muudetakse. Esmalt tõusevad üles need, kes on haudades. Ütleme, et kui Jeesus tuleb ja siis muudetakse meid. Ja sellepärast meil on lihtsalt on oodata niimoodi, et kui näeme sedasi, et juba haudadest hakkasid tõusma, siis sul on oodata, et no millal minul muutus tuleb, et et sellepärast, et Paulus ütleb väga selgelt, et esmalt on need, kes on haudades ja siis me saame niimoodi issandaga koos olla, Thessalonika kirjast ta seda väga selgelt ka kirjutab. Aga nüüd natukese veel, mis siin just Mattiuse evangeelium kirjutab ja räägib. No siis toimub Jeesuse matus. Toimub matus niimoodi, et matustel palju inimesi ei ole, 2 inimest on matmas, võiks ütelda, nad käivad, paluvad sealt, see Joosep Arimaatiast läheb, palub Pilatuselt Jeesuse ihu, Pilatus annab talle, kui ta on teada saanud, et Jeesus on surnud, annab kätte. Ja siis ta paneb sinna oma kaljusse raiutud uude hauda siis Jeesuse ja Nikodeemus tuleb ka, toovad kõik need lõhnarohud, kõik surilinad, igirätikud, kõik asjad nii nagu peab, teevad selle matuse kõik ilusasti ära. Naised on tegelikult eemalt vaatamas, nad päris kõigest sellest asjast aru ei saanud, kuidas selle matusega läks ja sellepärast, et nad plaanisid pärast hingamispäeva, nädala esimesel päeval tulla omakorda Jeesust hauas võidma. Vaata, nad ei uskunud Jeesuse ülestõusmist. Nad tulid ju surnud võidma. Nad tulid surnud võidma, sest nad samamoodi tegelesid veel matustega. Et matusepäeval ei saanud, et lähme veel võime lilli, eks. Et nad tegelesid, ei olnud usku. Kes uskusid natukese kuidagi omamoodi, olid need, ütleme, need ülempreestid, ütlesid, kuule, et see Petis ju rääkis meile sedasi, et ta 3. päeval tõuseb ülesse. Et me igaks juhuks peaksime panema hauale valve. Et muidu tead, jüngrid ütlevad, et pärast, et ta on üles tõusnud ja tegelikult ise varastavad lihtsalt Jeesuse seal ära ja ega Jeesusele ei tehtud auvalvet. Teda ikka hakati lihtsalt valvama, et ta oleks kindel, et ta seal lauas püsiks. Ütleme, tavaliselt on niimoodi, et ega meie, kui kellegi ära matame, ega me sinna haua juurde valvama ei jää, et ta sealt välja ei tuleks. Et igaks juhuks, et mine tead, mis ta ei püsi äkki seal. Tead,
aga Jeesuse puhul see oli, sest see oli tõeline hirmu põhjus tegelikult, sest ta tõusiski üles. ei saanud takistada ei need valvurid, mitte miski. seal on jälle niimoodi, kui hingamispäev oli möödas ja hakkas koitma nädalapäeva esimene hommik, siis on öeldud sedasi Maarja Magdalena ja teine Maarja, 28 peatükk loen. Lähevad siis seda hauda vaatama ja näe, sündis suur maa värisemine ja issanda ingel, laskudes taevast, tuli ja veeretas kivi kõrvale ja istus selle peale. ta nägu oli nagu välk ja ta rõivad olid nagu valged nagu lumi. aga hirmust värisedes tema ees, siis need valvurid kukkusid maha nagu surnud. aga ingel pöördus naiste poole ja ütleb nendele, et teie ärge kartke, ma tean, et te otsite risti löödud Jeesust, teda ei ole siin, ta on üles äratatud, nõnda nagu ta ütles, tulge vaadake paika, kus ta magas. ja sellepärast on see niimoodi, et Jeesus ei tulnud sealt hauast välja siis, kui seda kivi veeretati, ta oli ammu sealt väljas, surilinad olid maas, igirätik oli eraldi kuskile mähitud ja pandud. see, ütleme nii, nagu Johannese evangeelium väga otseselt kirjutab, seal on niimoodi, et kui Peetrusele seda öeldi, siis oli niimoodi, et nad lähevad kahekesi joostes. Johannes oli parem jooksja ja jooksis Peetrusest mööda, aga kui ta jõudis haua juurde, siis Peetrus oli julgem, läks esimesena hauda sisse. sellest ta alguses vaatas lihtsalt seal haua juures. ja evangeeliumid täiesti ütleme, huvitavalt kirjutavad kõiki neid momente, kuidas tegelikult see lugu siis lihtsalt oli. ja nüüd on niimoodi, et Jeesus siis ütleme, hakkab ilmuma oma jüngritele Mattiuse evangeeliumis. Ütleme, kõige tähtsam ilmumine, millest oli juttu tegelikult, mis oli ilmumine 500-le, rohkem kui 500 vennale ja see toimus Galileas. Sest Jeesus kogu aeg ütles, et peate minema Galileasse, et seal toimub üks selline suur, ütleme, hulk inimesi, kus on koos ja kui ma nendele just ilmun. Ta ilmus nendele oma jüngritele, eks, oma 11-le ilmus nendele seal, aga ka siis sellele suurele hulgale. Paulus kirjutab sellest Korintuse 15. peatükis esimeses, väga selgelt ütleb, et ilmus kõigepealt seal Peetrusele, siis seal nendele 11-le, siis ta ilmus 500 vennale ja siis lõpuks minule kui äbarikule. Nii et Paulus kirjutab seda, siis kui ta seal Damaskuse teel oli ise. Ja nüüd on nii, et see aeg tegelikult, see 40 päeva, oli üles tõusnud Jeesuse tegelikult ilmumise aeg, siin lihtsalt oma armsatele usu kinnitamiseks. Ja sellepärast ma lihtsalt täna ütlen sedasi, ega siit on see 40 päeva mõeldud, et niimoodi siis läheb hing taevas, et kui ära sured, et siis on see 40 päeva. Tead, Jeesus oli üles tõusnud. Mis ta kurjategele ütles, et täna pead minuga paradiisis olema? Ütles, et ei julgu minuga 40 päeva siin ringi koos, tead. Te absoluutselt ei ole, lähed ja oled minuga koos seal, sinu koht on seal. Ja sellepärast, kallid, ärme ajame segi, see 40 päeva ei ole mitte midagi muud, see on Jeesus üles tõusnud ehus. Kui meie surnud üles tõusnud ehuga on, siis me võime arvestada, et nad võivad siin käia ja olla liikuda, aga see sünnib siis, kui Jeesus on teist korda tulnud. Ja sellepärast on siin meie mõtetes, läheb vahest natuke risti vastu ja ma ütlen, et ma ei pahanda väga mitte, mõni inimene tuleb vähemalt oma 6 küünaldega 40 päeva pärast kogudusse ka, sellepärast. Et ainukene hea asi, mis ma olen leidnud sedasi, et inimene tuleb uuesti tegelikult Jumala kotta, lihtsalt sellepärast. Lihtsalt mingisugune teistsugune põhjus, et küünlad peos ja ma pean sellepärast tulema, et nüüd on 40 päeva. Tead, ja nad tuleb. Ja mis ma siin teen sel 40 päeval? Ma räägin talle jälle Jumala sõna. Tead, ma nendest küünaldest räägin midagi. Tead, eks, et see selline moment on, aga põhjus oli selline, erinevad põhjused. Ja sellepärast, kallid, aga kes me, issandat armastame, meil võivadki olla lapsikud arusaamised. Mul ka, sul ka. Poolik on see, mida me mõistame. Me siit loeme, me armastame, kuidas mõistame. Lõpuks me näeme päriselt, kuidas see kõik see lugu on. Ja sellepärast on see nii, et meil ei ole neid oma poolikuid asju väga tähtis üksteisele väga ära tõestada ka. Ja võtame neid armastusega, neid oma poolikuid arusaamisi ka. No nii, ja siis on, ütleme, mis siin Mattiuse evangeeliumist on lugeda veel, siis on niimoodi, et üks asi pandi kehtima, et nüüd need valvurid, kes olid seal haua juures olnud, kes oma ametiga hakkama ei saanud, ei olnud suutnud Jeesust seal hoida, tulevad linna, jutustavad ära, et kuule, lugu selline, et näed, ongi kadunud. Ja siis on selline lugu, et läksid ühesõnaga jälle siis oma juttudega sinna rääkima. 11 salm ma loen sedasi, kui nad olid läinud, siis vaata, siis tulid mõned valvesalgast. Ütleme, kui seal Jeesus ja need inglid ja kõik momendid olid juba möödas, tulid linna ja teatasid ülemperessidele kõik, mis oli sündinud. Tunnistasid üles, et ei saanud hakkama. Et ongi kadunud Jeesus. Ja need tulid koos vanematega kokku ja võtsid nõuks anda sõduritele rohkesti raha. Nad õpetasid, öelge, Jeesuse jüngrid tulid öösel ja varastasid tema ära
kui meie magasime. Ja no niimoodi, aga nendele meeldis küll see raha ja hakkasidki sellist juttu rääkima. Ja ta ütles, et noh, et ja kui maavalitseja peaks sellest kuulda saama, küll me teda meelitame ja teeme, et teie võite olla mureta. Nemad aga võtsid raha ja tegid, nagu neid oli õpetatud ja seda juttu levitatakse juutide seas tänini. Ja võib-olla räägivad täna ka kellelegi kuskil seda juttu, et need kristlased seal peavad Jeesus ülestõusmisest püha. Aga tegelikult need jüngrid varastasid ära ja Jeesus pole üles tõusnud ja noh, et ütleme, midagi teha ei ole. Et seal mõnes juudi kodus võib täna see jutt olla täiega, et harra sa seda evangeeliumi lugema hakkad, sellepärast, et seal on need valed jutud on koos. Aga kallid, nii paraku see selles maailmas on ja sellepärast on kiitus Jumalale, et issand elab. Ja paljud juudid ja paljud araablased ja väga paljud paganad ja kõik on tegelikult, kes on Jeesusega kokku saanud. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et me oleme täna ka siin. Nüüd üks väga huvitav moment on veel, nüüd 16 salm. Need 11 jüngrit läksid aga Galileasse sinna mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad teda nägid, kummardasid nad teda, aga mõned olid kahe vahel. Ja see on ka niisugune huvitav moment, et vaata, nüüd on niimoodi, et no see on see 500 kohtumine tegelikult, millest siis Paulus ka kirjutab. Ja niimoodi, et osad tulid ja kummardasid täiega. Ja teised seisid natuke kaugemal ja olid asja ju koha pealt kahe vahel. Ja eks see praegu on ka jumala rahvaga, on täpselt ühes kui teises tegelikult olukorras on inimesi, kes on kahe vahel, kes on julgelt tegelikult issandat kummardamas, paraku see täpselt nõnda ka on. Nüüd on nii, et üks tähtis asi, mida Jeesus veel selle asja juures ütles sedasi, see oli väga tähtis, et Jeesus suri, valas oma vere, meie pattude lunastus, kõik uue lepingu kehtima panek, aga sellest on veel vähe. Sest et Jeesus tegelikult ütles sedasi, et aga nüüd tuleb tegelikult, ma teen nüüd korraks, ma vist ei tee lahti, ma hakkan lugema tegema rohkem. Aga Luuka evangeelium just annab selle käsu ka selle koha pealt, et jääge seniks Jeruusalemma, kui teid väega ehitatakse ülevalt. Ja apostlite tegude alguses on uuesti. Ja kallid, meil on Jeesuse verest on vähe. See teeb küll puhtaks meid kõigest patust, aga me vajame ka vaimu. Jeesus ütles oma jüngritel sedasi, et ärge ilma vaimuta usuelu elama hakake. Ärge seda, et te lihtsalt andeks saite, aga te peate saama selle väe, te peate saama selle jõu. Ja sellepärast, kallid, meil peab olema see tegelikult see kõik, mida Jumal on meile plaaninud. Ja sellepärast on nii tähtis, et me täna ka lihtsalt, et me ei ole lihtsalt selle ülestõusmise loo juures, vaid et me oleksime Jumala vaimu täis, et me elaksime selles väes, selles juhtimises, sest teisiti ei saa, sellepärast me näeme sedasi, et kui see vägi tuli, Peetrus oli julge siis seal tänava peal jutlust pidama, siis nad olid julged kannatama, siis nad olid julged vangistamiste jaoks. Ja sellepärast, ja kui sul täna julgus puudub, siis tähendab vaimu vähe, Jumala vaimu vähe. Kui sul on kartus praegusel hetkel tulevaste sündmuste pärast, sõja pärast või iganes pärast või üldse tuleviku pärast, siis on vaimu vähe. Sellepärast, et vaata, kui me täitume selle Jumala vaimuga, siis on tegelikult meil julgus, sellepärast, et kallid, meie issand tegelikult valitseb. Jeesus on isa paremal käelt palvetab. Jumala vaim on meile antud ja ta juhib meid kõigest siin selles maailmas ja sellepärast kiitus Jumalale. Amen. No nii, tehti pilt ka ära ja sellepärast taga tõuseme. Ma ootasin, et millal pilti ka tehakse, aga tõuseme ja palvetame. Halleluuja. Isa, me täname sind, et me tohime praegusel hetkel lihtsalt rõõmu tunda sinu sõnast. Ja tänu sulle, issand, et me oleme võinud täna lihtsalt nagu lugeda seda, mida evangelistid on kirjutanud ja eriti Mattius on kirjutanud ja tänu sulle, et see on kirja pandud. Tänu sulle, kallis püha vaim, et sina oled inspireerinud kõike seda kirja panema, et meie võiksime lugeda ja et meie võiksime uskuda. Isa, kiitus ja tänu sulle. Isa, ma tänan selle imelise rahva eest, kellega me võime olla täna, Jeesus, siin sinu ülestõusmist lihtsalt tähistamas ja rõõmu tundmas sellest. Tänu sulle, et sa oled oma vaimu läbi tegelikult täna meid kogunud imelisel viisil. Ja sellepärast, isa, me palume praegusel hetkel, et me kõik võiksime täna lihtsalt täituda püha vaimu ja rõõmuga, issand, sinu sõna juures. Kust me vaimu saime? Sinu sõna kuulutusest ja täna me oleme seda kuulutanud ja oleme rääkinud. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle, et me võime lihtsalt olla rõõmsad sinu ees, selle eest, mida sina tegid. Ja rõõmsad selle eest, et Jeesus, sa oled tõotanud, et sa oled igal päeval. Ja rõõmsad selle pärast, et issand, et sinu vaim on ja siin selles maailmas tegutsemas. Ja isa, me täname, kiidame, ülistame sind, et me võime lootuse ja julgusega vaadata tulevikku ja usus. Amen.